Tartu, vana vahva Hansalinn, mille asutas 1030. aastal Kiievi Venemaa valitseja Jaroslav Tark. Peaaegu 4 sajandit tagasi andis Rootsi kuningas Gustav II Adolf käsu asutada Tartusse ülikool. Praegu on meie linnas elanikke umbes 100 000. Kuigi auväärses eas, peaaegu 10 sajandit vana, on Tartu nooruslik ja õppivatest noortest tulvil. Tartu moto on heade mõtete linn. Teised koolid on Tartusse asutatud juba mitte käsu korras, vaid janust hariduse järele. Kuhu tõttavad kõik need noored inimesed? Loomulikult Tartu Kutsehariduskeskusesse. Neid on umbes 3000. Siin õpib noori üle kogu Eesti, Saaremaast Setumaani. Vaadakem oma silmaga, on ju ka kuhu tulla. See uus maja läks maksma 103 miljonit krooni. Igal hommikul tuleb siia lisaks 3000 õpilasele veel 200 õpetajat ning 100 muud töötajat. Eesti oludes üks väikelinna täis rahvast. Oleme Eesti suurim kutseõppeasutus, mis sai alguse 85 aastat tagasi, kui asutati Tartu linna puu- ja rauatöökool. Miks nad just siia tulevad? Kooli motoks on heade tegude kool. Meie visioon, hinnatud asjatundjad heade tegude koolist. Püüame luua turvalise ja tänapäevase õpikeskkonna kõigile õppijatele, arvestades igaühe individuaalsust ja erivajadusi. Meie koolis saab õppida täiskoormusega, kaugõppes ja e-õppes. Mida õppida saab? Noortel õmblejatel lastakse esialgu vaid pabernuppudega mängida. Tee päris kangani on pikk ja keeruline. Kui rõivastele antud viimane liht, on kord moedemonstratsiooni käes. Vanaemadaegsed veepanged, pesupulber ja köörimisharjad jäävad kaasaegsele puhastusteenindajale niisama kaugeks nagu jõuluvanale sandaalid.
Metallitöötlemine nõuab osavat kätt, head silma ja kannatlikkust. Elektrik eksib ainult üks kord elus. Seega on hea erialane väljaõppe elulise tähtsusega. Toyota õppeklassis saab tegelikkusest unelm. Määrdunud tunked võib ära unustada. Diagnostikat teeb digitaalsüsteem. Tänapäevase kontoritöötaja väljaõppes võtame arvesse, et sekretär on ettevõtte visiitkaart, kel tuleb täita väga erinevaid tööülesandeid. Ettevalmistus IKT erialadel on mitmekülgne. Meil saab õppida riistvara, arvutivõrke, andmebaase ja multimeediumi.